Tänane viimane amatöörmatš toimub amatöörreeglite järgi kehakaalus 56,7 kilogrammi, matši pikkus 3 × 3 minutit. Daamid ja härrad, teie ees on Prantsusmaalt Reda Haifa ja eestlane Silver Tagu. Matši peakohtunik Ergo Reinvald. Ja publik võtab väga hästi Silverit siin vastu. Väga kiire jooksusammuga siis keskosasse kohe, puuri keskosasse. Hea low-kick kohe. Päris raskelt, jah. Parema jalaga väga hästi tabas. See on isegi päris ohtlik sellise tempoga sisse joostes minna kinda puhtes. Seal vastane võib seda asja teisiti tõlgendada. Pea liikuma! Oi! Pöördelt üritus ja läksin vastane alla, aga vist päris pähe ei tabanud, sest muidu ma kardan, et oleks kõik olnud ka. Nii, aga nüüd jääb siin Silver korraks seljale, küljele, igatahes alla. On siin ilusti jalad võtnud Reda ka kontrollida, aga Silver ilusti siin on ennast täis kaitsesse võitlenud. Üks on seal liblikkonk, see jalg, mis jalgade vahel nii-öelda on seal, sellega saab veidikene tõsta. Tema üritab seda põlve siis väljas hoida ja Reda möödumiseks üritab seda põlve vastupidi sügavamale enda jalgade vahel ära peita siin. Püsti alustas siin Silver aktiivsemalt, hetkel on natukene siia alla justkui kinni jäänud. Nurk tahab mingit millimeetrit, aga ma mõtlen millist millimeetrit. Tahab, et siin keeraks vastu, üritaks ühesõnaga põgeneda, ega siin pikalt mingit muud asja polegi. Ma kuulsin neid klõpse nagu üks raundi aeg, ma mõtlesin, kas ma hulluks läinud, aga ei. Ikkagi üle minuti on veel jäänud siin. Nii kiiresti need raundid kah minna. Oi, ründab siin käe lukku. Ei näe, on vist küünarnukk välja, jah, küünarnukk on välja keeratud. Ehk siis siit on päris raske seda lõpetada. Ta on küll ebamugav nurk, aga klassikaline käelukk sealt nagu väga ei toimi. Nüüd on see käsi vaba ja nüüd hakkab võitlus selle peale, kes peale saab. Siin on nüüd väike maadlusolukord ja jalalukud tulevad siin ka kohe vist natuke mängu, aga hiilhukk ei tohi, ehk siis rükkab siin Ahilleust, ründab Reda, üritab siis hüppeliigest nii-öelda ja tulebki patsutus ära, jah. Ahilleusega siin sirge jalalukk Ahilleus ja nii oligi. Jah, tekkis siuke ebamäärane olukord, see jalad seal keha ümber on selline pigem mitte nii sageli ette tulev positsioon ja reageeris seal kiiremini sellele Reda. Ja tundub, et sai jalale päris korralikult haiget ka, et proovis siin tõusta, aga väga hästi sinna jalale raskust peale panna ei saanud praegu. Ühtlasi oli see siis selle amatöör osa viimane, ehk siis juba on siin 5 matši läbi puristatud. Ja Silverilt hea algus ja oi see pöördega löök oli seal ohtlik. No see tundus nagu... Pea ikkagi nagu liikus, et... Aga vaadates seda järgnevat tegevust, siis oli näha, et Prantsusmaa esindaja nagu viga ei saanud. Kohe nagu oli terav, kohe jätkas. Et selles mõttes see võitlus nagu pakkus teravaid elamusi alguses peale kohe, aga kahjuks seekord jah. No nii, vaatame, siin ei ole nüüd muidugi, ega siin palju näha ei ole, jah. Ja siin ei ole midagi näha, aga jah. Keha all ilusti peidus ka, aga
tundub, et siin meedikud ka kiirelt proovivad seda jalga vaadata, et mis seal siis täpsemalt juhtus ka. Aga jah, hetkel tundub, et on üsna valus see jalg seal heldeine. Daamid ja härrad, tänase viimase amatöörmatši võitis winner of the match sirge jalalukuga Reda Aifa. Amatöörid osa Eesti poistele pigem päris raske. Noh, Jevgeni Kabanets ukrainlasena siin Eesti klubist küll võitis võidu, aga muus osas need 3 Eesti versus välismaa vastasseisu läks kõik ära. Selline oli meie tänase õhtu esimene pool.